Tere õhtust! Mul on hea meid näha, et meid ikkagi on siia nii palju veel jäänud. Ma ütlen kohe ära, et ma mõtlesin, et ma teen selle 10 minutiga ära, siis ma mõtlesin, et ma teen selle 20 minutiga ära, kui ma selle slideseti ära panin, siis ma vaatasin, et mul oleks pool tundi. Ma proovin teha hästi kiiresti. Ja mul on õnneks hea meel see, et need paljud teemad, mida ma siin täna siis laval räägin, on juba läbi käinud. Ma nendel ei peatu, nii et aitäh nendele, te saate aru, kes seal on. Aga tahaks rääkida teile nüüd siis selle aasta prioriteetidest ja ma teadsin seda, et kui ma panen siia pealkirjaks selle, et ma nüüd võtan eelmise aasta kokkuvõtet, siis keegi ei tule, kõik vaatavad, et muud toimetused ees. Ehk siis enne, kui ma räägin selle aasta prioriteetidest, vaatame korraks eelmist aastat, mis seal oli oluline. Ja ma proovisin seda sõnastada selliselt, et mis mulle on oluline ja mis teile on oluline. Ja see esimene punkt on nüüd küll meile oluline, mitte võib-olla teile, rohkem meile. Ehk siis meil tegelikult möödus üks aasta Justiits- ja Digiministeeriumiga siis koos olemisest. Pean ütlema, et see oli muudatuste aasta. Muudatused on ju alati rasked. Ma usun, et me oleme hästi välja tulnud. Töörütm on tagasi ja kõik läheb nüüd paremaks. Aga see oli meile, mõtlesin, ma markeerin selle ära. Mida ma siin veel tahaks tuua siis 2025, et turvameetmete ümbermõtestamine, ma räägin sellest slaidist pärast, ka siis NIS2 võtsime küberturvalisuse seadusesse üle, räägin sellest pärast, ja natuke ka Postkvandist ja Põhja-Balti koostöös. Võt see Põhja-Balti koostöös ma eraldi slaide ei teinud ja mul on hea meel, Gert mainis seda enda ettekandes, et miks ma selle siia panin, et tegelikult ongi, et RIA peaks rohkem sellest rääkima, aga ütleme seal ministeeriumis, kui me eelmine aasta olin, siis lihtsalt mul on meeles, et kuidas see koostöö tuli kogu aeg lauda, see tuli lauda, see läks, lõpuks lähme. Ja mul on hea meel see, et kui me teeme siis Läti-Leeduga saame kokku, et see Põhja-Balti koostöö, ma ütleks, et see on see, kuhu me pilgud suuname ja see rahvusvaheline koostöö peakski minema suuremaks. Aga ma ütlen, et seda koostööd teeb siis RIA, mitte siis Justiits- ja Digiministeerium. Aga vaatame korraks siia sisse, et mida ma pean silmas siis selle turvameetmete ümbermõtestamise all. Ma tegin siia sellise kolmnurga või lasin teha siia kolmnurga ja siia kolmnurka ma tegin siis kaks sellist tulpa. Ühel pool siis, kui niimoodi vaadata, eks ju, et siis vasakul pool on siis turvanõuete meetmed või nõuded ja teisel pool on siis tegelikult siis subjektide hulk. Ehk siis, kui me vaatame, et kõik subjektid peavad tegema siis neid esmased turvameetmeid ja mis need esmased turvameetmed olid, ehk siis kui on asutuses ettevõttes vähem kui 50 töötajat, kui seal ettevõttes on aastakäive bilanss alla 10 miljoni, siis ta ei pea enam rakendama seda suurt EITS-i, mis on mõeldud suurtele organisatsioonidele, vaid siis ta saab teha sellised 55 põhimeedet. Ja see tegelikult küsimus ju, kui mina alustasin Justiits- ja Digiministeeriumis tööd, siis tegelikult need jutud liikusid, et teeme sellise väikese Eno Raua, Kalevipoja laadse sellise turvanõuete asja. Küsimus oli selles, et kuidas see mahutada siis siin õigusruumi ja kuidas siis seda panna tööle. Ja tegelikult see sisu tuleb sinna, me sõitsime meie õigusnõuniku Kuidaga, sõitsime Riiast Justiits- ja Digiministeeriumisse umbes aastaga tagasi, see oli jaanuar-veebruarikuus, ja siis see lühike bussisõit seal tõesti on 2-3 peatusvahet. Seal me siis tegelikult panime sellise esmase mõtte, panime kirja, mida me hakkasime siis viljelema, ja tegelikult see läheb tööle. Ma tulen selle 2026. aastas uuesti tagasi natukene, et see seos on siin olemas. Nii. Mis veel oli oluline, oli siis tegelikult kütsi muutmine. Me räägime siin, eks ju, tegelikult sellest NIS2-st. Ja jällegi käis lavalt läbi siin, Lauri vist tõi selle välja, et 2 advokaadibürood, tõesti 2 Nove bürood, tulnud nimeliselt välja, Nove ja Viidan, suur aitäh teile. Ma panin siia enne, kui ma hüppan siia nagu sisusse, et me oleme alati rääkinud, et me võtame selle miinimummahus üle, ja nüüd võib-olla, mis jäi meil tegemata, oli see defineerimata, et mis asi on miinimummaht. Ma lihtsalt olen saanud küsimusi ja minu meelest mina ei ole siiamaani aru saanud, kui minu käest küsitakse, et aga mis see siis maksimum ülevõtmine on? Minu jaoks, ma ei tea, mis on maksimum, ma ei ole sellest siiamaani aru saanud, küll aga seda miinimumi võib ju mõista 2 moodi. Ehk siis kas NIS2-st kõik need lisanduvad nõuded ja me võtame sealt miinimumi üle või me vaatame nüüd seda seadust ja vaatame neid eelmiseid NIS ja võtame sealt miinimumi. Siis me otsustasime, et me võtame miinimumi all, me ei puutu olemasolevat siis seadusteksti, vaid need täiendavad nõuded, need me võtame siis miinimumina üle. Ja kui ma mainisin seda 2 advokaadibürood, siis mõlemad tegelikult vaatasid üle, et need oleksid miinimumid ja me jõudsime tegelikult Viidaniga siis sellise tulemusena, et mõtlesime, et teeme valgusfoorisüsteemi. Seda valgusfoorisüsteemi siin ka mainiti ennem, et siin on siis selline päis sellest valgusfoorist. Kohe algselt
nüüd me saime aru, et sellest 3 värvist me ei piisa, meil tegelikult on neid värve vaja rohkem, ehk siis roheline on see, et me oleme võtnud selle miinimumis üle, kollane oli see, et see nõue oli juba ennem seal sees, punane on see, et nüüd me tegeleme ülekuldamisega. Ja seal allpool on tegelikult siis järgmised lisandunud värvid, mis siis tulid, et näiteks üks on see, et see proov ei ole üldse meie kätes, see ei ole küberturvalisuse seaduses, me peame minema teistesse seadusesse. Kõige parem näide selle lilla puhul oligi siis see, et NIS2 ütleb, et lennujaamad on siis NIS2 subjektid. Nüüd, kui me hakkame seadust lugema, meil on lennundusseadus, selgus, et aga lennujaama ei ole ka ära defineeritud. Ja ma nüüd ei mäleta seda arvu, ma võtsin selle findiga, vaatasin üle, mitu korda me selles seaduses mainime lennujaama, aga näed, defineeritud ei ole, ja siis meil öeldi, et aga võt see nüüd jääbki siis selliseks lillaks. Ja mis on eriti tore, siin on ka sinine, on näidatud 8 sätet, me oleme tegelikult võtnud seda leebemalt üle. Ja milline see siis välja nägi, see mõõdupuu või kuidas siis seda vaadati. Vasakul pool tulbas, kui hakkate lugema, siis seal tegelikult ongi kogu see seaduse terviktekst on kirjas. Ja vastavalt siis sellele on siis pandud siis vastavus NIS2-ga, järgmine veerg on siis pandud siis samane roheline või punane või kollane või mis värv siis sealt tuleb ja vastavalt seletus. Konkreetse näite puhul on siis punane, me oleme üle küllanud, ehk me oleme võtnud seda mitte miinimummahus üle, sest et NIS2 ütleb, et samas Aixoli töögruppi peab kuuluma siis asutus, meil on siis RIA selleks, aga meie panime sinna sisse ka Justiits- ja Digiministeeriumi, ehk justkui rohkem. Ja me tegelikult panime RIA kõrvale ennast sisse, sest et reaalsuses ongi ka Justiits- ja Digiministeerium RIA kõrvalt osaleb siis selles Aixoli poliitilistel siis gruppides. Ja võib-olla, keda huvitab see valgusfoor, ütleks, eks ju, oluline võib-olla siis see muudatuse mõju, et mis ta siis nüüd ühe slaidi mõju on siis selline, et esiteks tuleb uued sihtrühmad, juhtkonna koolituse vastutus jällegi on siit läbi käinud ja tõesti küberturvalisus hakkab peale juhtkonnas, kui juhtkond endale ei teadvusta, juhtkond seda prioriteediks ei võta, juhtkond ressurssi ei anna, siis ei ole tegelikult mõtet oodata ju sellest asutusest, ettevõttest, organisatsioonist ju siis küberturvalist eeskujulikku käitumist. Kontaktandmete esitamine, ehk siis kes sellest juhatusest on see vastutav inimene. Ja ma ütlen ära, et ma tegin sinna kõik pooldiks need muudatused, ehk siis küberintsidentidest pidid enne teavitama, aga nüüd siis ütleme NIS2 raames ütleb, et seal on 4 teavitamisvormi. On siis esmane intsidendi, vahar on lõpparuanne. Ja nüüd see viimane turvameetmed, ma tegin pooldiks, et avaliku sektorile seal muudatus ei tulnud, erasektoritel öeldakse, et siis, et turvameetmed on ettevõtja üleselt. Nüüd, kui te korraks meenutate seda kolmnurka, mis ma panin, siis seda kolmnurka peaks siis mõtestama selliselt, et kogu organisatsioon on esmased turvameetmed ja nüüd see konkreetne siis see teenus, käitis, asi on nüüd siis vastavalt siis, et ütleme, kui on vaja siis Eesti infoturbestandardit või siis ISO-ga siis vastavusse viia. Et seda peaks mõtestama selliselt. Aga ma jõuan sinna veel tagasi, sest et küberturvalise seaduse tööd veel käivad edasi, mida siis ka Lauri ka ilusti mainis. No, mulle meeldib panna niisuguse kiiksuga slaide, ja see on kiiksuga slaid. Ehk siis, kui me jõudsime selle küberturvalise seaduse eelnõuga nii kaugel, et saime ta saata Riigikokku, siis ma tunnistan ausalt, olin sinisilmne, arvasin, et peale seda meil üks õigusnõunik, tema laualt kukuvad paljud asjad maha, meil tekib palju ressurssi, me saame hakata tegelema CRA-ga, aga ei. Ja panin siia kõik need kuupäevad, mis olid olulised, et siin on näha siis komisjoni need istungid, esimene, teine, kolmas lugemine, väljakuulutamine, riigiteates avaldamine. Need võib-olla viimased väljakuulutamine, avaldamine, need olid tõesti kuupäevad, mida me lihtsalt ootasime, aga need muud, kui me räägime nüüd komisjonidest, siis komisjonide vahel käis pilgastöö. Selles need töö jätkud tulevad ja ma jõuan 2000, nüüd ütleme siis selle aasta prioriteetides sinna täpsemalt, aga lihtsalt, et ei olnud puhkus. Ja kui me räägime, kas nüüd siis see NIS2 on päris üles võetud, siis need tegelikult on meil jäänud. Ja see võiks olla siin tegelikult juba 2026. aasta prioriteetides, meil algselt oli mõte, et me saame selle veebruariks need rakendusmäärused kõik vastu võetud, need on siis NIS2-ga tulevad siis rakendusmäärus, mis me peame vastu võtma. Ma olen ühele pannud juba tšeki, mis on siis saanud ministri allkirja, ühe siis tagasiside kuupäeval eile, ühe määruse tagasiside tähtaeg on järgmine nädal, 2 tükki on lõpusirgel ja teistega tööd käivad. Et tahame, kui nüüd need rakendusmäärused saame ka vastu võtta, siis me võime öelda, et siis me oleme NIS-i täielikult üle võtnud. Post-kvandi panin siia ka eelmise aasta, kui ma mõtlesin, mis siis eelmine aasta oli oluline, siis hästi palju meil oli ka eelmine aasta küberturvalisuse aasta seminaril oli meil eraldi paneel, oli siis kvantarvutitest ja panin siia siis ka post-kvantkrüptograafia, teema on oluline, ehk siis
ka ajakirjandus on meile väga palju huvi tundnud selle teema vastu ja ütlen siis ära, et jah, riik tegeleb sellega ja teekaart on siis planeeritud meil valmima siis märtsi lõpuks ja tegu on siis sellise strateegilise raamiga otsustajatele juhtidele. Ja nüüd me võib-olla jõuame siis sinna, mis võib-olla teid huvitab nagu rohkem, et keda huvitab, mida me tegime, teid huvitab rohkem, millega me siis järgmine aasta hakkame tegelema. Ja jällegi ei võtnud tööplaane, et ei vaadanud seda poolt, proovisin mõelda, et mis võiks olla siis see, mis teid huvitab. Esiteks EITS-i uuendus. Ja see nüüd EITS-i uuendus tuleb nüüd juurde tagasi, kui te meenutate seda kolmnurka, et siis turvameetmete siis ümbermõtestamine, et seesamane uuendus tuleb ka sinna, räägin sellest pikemast. Kütsi ajakohastamisest räägin kohe pikemalt. Euroopa teemad tulevad sisse, no neid ikka tuleb. Ma puudutan pikemalt ainult CRA-st, need siin Omnibus ja mis ma siin nüüd mainin, siis ütleme, et Euroopa Liidu poolt on mul siis üks hea uudis teile öelda. Mulle tundub, mul ei ole veel faktilist kinnitust, aga mulle tundub, et Euroopa Liit on aru saanud, et igasuguse regulatsiooniga innovatsiooni ei tee. Ehk siis me võtsime NIS 2 vastu, nüüd meil tegelikult laual on NIS-i lihtsustamine. Euroopa Liidu polnud tahetakse tagasisidet saada. Ma ei ole ise ennast veel kurssi sellega viinud, lähipäevadel viin lähipäevadel, et mis on need täpselt, aga tore seegi. Rahvusvahelise koostööst juttu oli siin ennem, Põhja-Balti koostöö tõi siin Riia tõi välja, siis tõin välja ka selle, et kui me räägime üldse järelkasvust, siis mul on hea meel, et ka näiteks Justiits- ja Digiministeerium siis järgmine aasta nüüd alustab siis ka Norra siis sellise koostööd hariduse vallas, mille eesmärgiks on siis õppematerjali ettevalmistus küberturvalisuse jaoks. Ja loomulikult on Euroopa Liidu järgmine rahastus, periood hakkab ja kõik see ettevalmistus on siis see, mis meid täna see aasta võtab. Aga vaatame korraks nende suurematele plokkidele sisse, ehk siis EITS-i uuendamine. EITS-i uuendamine minu meelest ka minister oma avasõnades või tervitussõnades mainis, et 700 lehekülge, eks ju. Kui ma ütlen nagu ausalt, siis ta on ju määrus, 700 lehekülge ja määrust loevad siis juristid. Ja olen mina saanud ka neid tagasisidet, kus mu jurist küsib, et proovisin lugeda seda määrust ja kus ma ütlen nagu halb, aga küsimus on, kas see peaks nii olema, et ühel hetkel hakati seal tantsust rääkimas, siis mõtlesin, mis tantsust? Samba, okei, seal on samba sees. Siis hakati rääkima seal mütoloogiast, mõtlesin, mis mütoloogia, algul ei saanud aru, Kerberos äkki, eks ju, ta ei, ütleme niimoodi, et see 700 lehekülge, eks ju, kui me vaatame, et siis see õigusnormitehnika poole pealt tekib võib-olla küsimusi. Ja nüüd seesamane teine pool, mida ma mõtlen, kui me iga aasta seda Eesti infoturbe standardit peame uuendama ja me räägime siin, et neid turvanõrkusi tuleb siin väga palju välja, kogu see maastik on hästi sellises kiires, agiilses muutumises ja siis me korra aastas uuendame määrust, mis tegelikult ei peaks olema määrus, peaks olema midagi kiiremat, midagi, mis saaks toimida palju paremini. Et see oli nagu esimene error, ehk siis vaatasime 700 lehekülge, kas on võimalik tuua seda 700 lehekülget alla 50 lehekülje peale, et ta oleks määrus, et ta vastaks siis selle normitehnikale ja teine pool oleks siis, et ja anname siis Riiale selle võimaluse kiiremini up-to-date uuendada seda nõudeid seal. Kui ma hakkasin huvi pärast, meil kogu aeg räägiti, et see auditeerimine on hästi selline pikaajaline, kui me mitte midagi muud ei tee, siis me auditeerime. Tegin sellise ajajoone, vaatasin, et tegelikult nii ongi. Eelaudit, põhiaudit, järelaudit. Teeme ka selle, vaatame ringi, anname organisatsioonidele rohkem sellist sisemist hindamist ja võtame neid auditeid vähemaks. Ehk ühesõnaga päris korralik, ma ei ütle, et järgmine versioon, ma mõtlen seda, kui ma räägin, siis ma ise ütlen, et järgmine generatsioon, mis sealt tuleb. Ja ütlen kohe ära, et me ei tee seda nüüd Justiits- ja Digiministeerium üksi, ei, me teeme seda Riiaga koos, et see koostöö jällegi seal on väga tõhus ja väga hea ja me tegelikult saame kõige olulisem igasugust koostööl on see, et me saame probleemist ühtemoodi aru ja kuhu me tahame liikuda. Ma panin siia kavandatud jõustumine 2. poolaasta, esimese hooga kirjutasin 1. poolaasta, siis ma jäin nagu mõtlema, et ma ei ole nii kindel, kas ikka jõuame, panin igaks üks teise, nii et pärame seda primmi külge, eks ju. Kütsi ajakohastamine. Lauri mainis siin selles vestluses Gerdiga, et tööd käivad. Tõsi, need samased komisjonid, mida te ennem seal nägite, mis ma nüüd välja tõin, nende komisjonide vahel olid väga aktiivsed siis sellised töökoosolekud
ja meil on tegelikult olemas selles KÜTSis NIS2 ülevõtmisega kitsaskohad. Ja ma ütlen ausalt jälle, on kitsaskohad olemas. Seesamane oht, mis Lauri välja tõi, on üks, mis on markeeritud, aga seda niimoodi seal komisjonide vahel töönädalatel on väga raske võtta seisukohti, teha seda analüütilist tööd, kas nii või naa. Me leppisime riigikaitsekomisjoniga kokku selliselt, et me märtsis läheme tagasi sinna koos ITL-iga ja need ITL-i ettepanekud, mis nad tegid, siis me kaasame sinna ka erapoolete partneri advokaadibüroo, kes siis aitab siis tegelikult leida seda tõde, kus siis see tõde on. Ja ma tõin ka välja, et see koostöö siis selles osas on ITL-i RIA ja Viideniga ja märtsis anname siis esimese tagasiside. Ja oluline on jällegi see, et ma tõin siia välja, eks ju, et mis on siis see optimaalne lahend, et me saame selle ühtse aru saama, mismoodi, kas me muudame seda seaduse teksti või on need erinevad võimalused. Ja need töögrupi kohtumised käivad. Ja selles viimasena nüüd, mida ma mõtlesin välja siit tuua, just Euroopa Liidu poole pealt, kuna neid tõesti tuleb nii palju ja mitte silma kinni pigistada, ja silma kinni pigistamisest räägime ka veel kohe, on siis CRA. Ja CRA poolest, et NIS2 puhul me võtsime minimaalselt üle, siis selle CRA puhul teeme samamoodi. Ehk ma ei näe seda võimalust, et Eesti tekitaks endale akrediteerimisasutuse, mida siis Euroopa Liit oma selle direktiiviga justkui annab selle võimaluse. Mul on hea meel kuulda, ka tegelikult Lätiga Leedu kolleegid arvad samamoodi, et nende riigid on liiga väikesed, et seda teha, aga loomulikult selle seadusandluse me peame siis tegema selliselt, et see miinimumnõuded, mis sealt tulevad, kehtivad, et ettevõtted peavad siis ennast sertifitseerima nende digitoodetega, mis on vaja. Ja järgmine aasta läheb see puhtalt selle ettevalmistuseks. Kui ma räägin silma kinnipigistamiseks ja nüüd, kui ma korraks vaatan, ma olen oma slaididega juba lõpuni jõudnud, nii et ei pea enam kaua piinama, siis kui eelmine aasta ma noppisin välja 4-5 ideed, mida ma annaks teile kaasa, siis teate, see aasta, ma panin sinna kirja ka algul, aga siis ma mõtlesin, et kõik on tegelikult mõttetud. Sest minu meelest Sandra ütles selle pointi, ütles ära. Ma otsisin kogu aeg seda pointi, kuidas seda öelda. Ehk siis, mis on tänane kaasavõtt? Ja ma näen, et Alvar Soome juba vaatab mu poole. Jah, ehk siis Instagrami isiklikust telefonist, töömeilid tööarvutist. See võiks olla see, mis te siit täna kaasa võtate ja teeme järgmine aasta paremini. Ja minu poolt tõesti suur aitäh ja ma näen, et mul on 2 minutit veel justkui aega, aga ma annan selle 2 minutit teile, et saame kiiremini lõpetada. Sobib? Sobib.